9. peatükk. Tõe vaim. Eelmises peatükis andsime üldise ülevaate sellest, mida piibel ütleb Jumala vaimu kohta. Kui väidame, et ainult piibel on meie usutunnistusraamat, siis kas me ei peaks rõõmsalt ja alandlikult vastu võtma seda, mida ta meile ilmutab? Me nägime sõnas püha vaimu jumalikkust ja personaalsust, kuid me nägime ka, et Jumala vaim on tema enda elu ja mõistus, tema enda sisemine olemus. Jumal lõi kõik vaimsa vaimuväega ja ta hoiab elu oma vaimuväega. Piibel nimetab püha vaimu kõige kõrgema väeks, Luuka 1.35. Jeesus ise ütles, vaata, ma läkitan teie peale oma isa tõotuse, ent teie jääge sellesse linna seni, kui teid ehitakse väega kõrgest. Luuka 24.49. Mäletame, kuidas see vägi anti neile püha vaimu väljavalamise kaudu nelipühal. Piibel räägib meile lugematuid kordi, kuidas Jumalale pühitsetud isikud, prohvetid, apostlid ja Jeesus ise inimesena tegid Jumala vaimu väega tunnustähti ning imesid. Kuid see kõik ei anna meile täielikku pilti Jumala vaimust. Seega peame olema väga ettevaatlikud, et me ei määratleks püha vaimu võtmes, mis langeb kokku inimmeelega. Me ei saa piirata Jumala vaimu, öeldes, et mingi asi on see või too ja ei midagi muud, moonutamata seejuures tõde. Seega ei saa me öelda, et püha vaim on ainult Jumala impersonaalne jõud. Kuid me ei saa piibli tõendite põhjal ka väita, et püha vaim on ainult ja üksnes isik samas tähenduses nagu isa ja poeg. Kolmainsuse õpetus on selles suhtes ühes äärmuses ja mõned kolmainsuse eitajad teises äärmuses. Rääkides Jumala vaimust, peame olema ettevaatlikud, et me ei määratleks vaimu moel, mis muudaks lõpmatut Jumalat vähemaks, kui ta on. Seetõttu on kõige turvalisem lasta piiblil endal määratleda, mis või kes püha vaim on. Seda, mida piibel ütleb, me saame mõista ja peaksimegi mõistma. Me ei tohi sellele omalt poolt midagi lisada, kuid me ei tohi ka valida kirjakohti nõnda, et jätame midagi olulist välja. Teine vaim. Vaatleme nüüd lähemalt, mida piibel ütleb püha vaimu isiku kohta, eriti seoses meie issande Jeesuse Kristusega. Paulus on kirjutanud tähendusrikkad sõnad, 2. Korintuse 11.4. Sest kui keegi tuleb ja kuulutab mingisugust teist Jeesust, keda meie ei ole kuulutanud, või kui te saate teise vaimu, keda te ei ole saanud, või teise evangeeliumi kui see, mille te olete vastu võtnud, siis te seda küll salliksite. Kas need Korintuse kogudusele kirjutatud sõnad on meile olulised ka tänapäeval? Missugust Jeesust meile praeguse ajal kuulutatakse? Missugust Jeesust Paulus kuulutas? Ta oli tuntud ka nimega Saulus, kui ta Jeesusega Damaskuse teel kohtus. Pärast pöördumist ja nägemuse saamist kuulutas ta varsti koguduse kodades Kristust, tunnistades, et seesama on Jumala poeg. Apostlite teod 9.20 ja 2. Korintuse 1.19. Seega kuulutas Paulus tõde selle kohta, et Jeesus on Jumala poeg. Tänapäeval öeldakse meile, et see on ainult metafoor ja rollimäng, et Jeesus ei ole tegelikult Jumala poeg, vaid see on lihtsalt üks tema nimedest. Ja kristlaskond kiidab selle üksmeelselt heaks. Seda teist Jeesus kuulutatakse kõikjal. Kuid Pauluse sõnades on veel midagi ärevaks tegevat. Ta ütleb, et teise Jeesuse kuulutamisel on tagajärjed. Üks moonutus toob kaasa üha uusi moonutusi. Teise Jeesuse kuulutamine viib teise vaimu vastuvõtmiseni. Ja asi ei lõpe sellega. Pauluse sõnul on lõpptulemuseks teine evangeelium. Me nägime juba, et piibli järgi on Jeesus Kristus tõepoolest Jumala ainusündinud poeg. Ta on tee, tõde ja elu, Johannese 14.6. Nüüd vaatame, kuidas on see tõde seotud tõega püha vaimu kohta.
teine kaitsja. Rääkides püha vaimu isikust, pöördutakse tavaliselt Johannese evangeeliumi 14. peatüki poole ja nii teeme ka meie. Kuid meie vaatleme teemat tervikuna ega rebi salme kontekstist välja. Seepärast on vaja lugeda 14. peatükist 17. peatükini, et saada selge ülevaade Jeesuse õpetusest. Jeesus teadis, et tema maapealne missioon jõuab varsti lõpule. Ta pidi ellu viima päästeplaani kõige tähtsama, lunastama meie patud ristil ja tooma täieliku ohvri. Jeesus tahtis oma jüngreid selleks ette valmistada ja julgustada, sest ta ise läheb varsti ära. Ta ütles, teie süda ärgu ehmugu, uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Minu isa majas on palju eluasemeid. Kui see nii ei oleks, kas ma oleksin teile öelnud, ma lähen teile aset valmistama ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid enese juurde, et teiegi oleksite, kus mina olen. Johannese 14:1-3. Nii pidi Jeesus tõusma isa juurde, Jumala trooni paremale käele. Ta valmistas endale nende ülempreestrina ette koha taevases pühamus Jumala palge ees, kus ta lunastab meie patud oma ristiohvri alusel. Hebra 7:24-8:2. Siis peatükk 9, 11-12 ja 22-28 salmid. Kuid Jeesus ei kavatsenud jüngreid ilma hooleks jätta. Pärast taeva minekut ei saanud ta enam füüsiliselt oma jüngrite juures olla, et neid toetada, õpetada ja juhtida. Seepärast julgustas Jeesus neid sõnadega. Johannese 14:16-17. Ja mina palun isa, et tema annab teile teised rööstija, et see teie juurde jääks igavesti. Tõe vaimu, keda maailm ei või vastu võtta, sellepärast, et ta teda ei näe ega tunne. Aga teie tunnete teda, sest tema jääb teie juurde ja tahab olla teie sees. Jeesus lubas, et isa saadab neile teised rööstija, vaimu, keda maailm ei näe ega tunne. Kes ta on? Ainult apostel Johannes kasutab piiblist sõna rööstija, kreeka keeles parakletos. Ja tema evangeeliumis esineb see sõna Jeesuse öelduna 4 korda alates 14. peatükis kuni 16. peatükini. Vaatame ka 3 ülejäänud salmi. 14:26. Aga trööstija, püha vaim, kelle minu isa läkitab minu nimel, see õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mis mina olen öelnud. Ja 15:26. Aga kui trööstija tuleb, kelle mina teile läkitan isalt, tõe vaim, kes lähtub isast, see tunnistab minust. 16:7. Aga mina ütlen teile tõtt, see tuleb teile heaks, et mina lähen ära, sest kui ma ei läheks, ei tuleks trööstija teie juurde, aga kui ma lähen, siis ma läkitan tema teie juurde. Piibel määratleb seda trööstijat selgelt kui püha vaimu, tõe vaimu, kelle Jeesus saadab isa juurest või kelle isa läkitab Jeesuse nimel ja kelle ülesanne on anda tunnistust Jeesusest. Kas siin ei ole päris selgelt juttu jumaluse kolmandast isikust? Kas ei ole endast mõistetav, et kõne all on keegi teine kui Jeesus, sest ta ütleb, et saadab teised rööstija pärast tema enda lahkumist? Kui vaatame ainult neid salme, siis võime tõepoolest kergesti sellisele järeldusele jõuda. Kuid vaadakem nüüd ka Jeesuse sõnade vahetut konteksti. Mida ütles Jeesus trööstija kohta veel? Kellest Jeesus jüngrite arvates rääkis? Johannese 14:16-23. Ja mina palun isa ja tema annab teile teised rööstija, et see teie juurde jääks igavesti. Tõe vaimu, keda maailm ei või vastu võtta sellepärast, et ta teda ei näe ega tunne, aga teie tunnete teda, sest tema jääb teie juurde ja tahab olla teie sees. Ma ei jäta teid vaesteks lasteks, ma tulen teie juurde. Veel on pisut aega, siis maailm ei näe mind enam, aga teie näete mind.
sest mina elan ja teie saate elama. Sel päeval te saate tunda, et mina olen oma isas ja teie minus ja mina teis. Kellel on minu käsusõnad ja kes neid peab, see on, kes mind armastab. Kes aga mind armastab, seda armastab minu isa ja mina tahan teda armastada ja iseennast temale ilmutada. Temale ütleb Juudas, mitte Iskariot. Issand, millest see oleneb, et sa meile tahad ennast ilmutada, aga mitte maailmale? Jeesus vastas ning ütles temale, kui keegi mind armastab, küll ta peab minu sõna ja minu isa armastab teda ja me tuleme tema juurde ja teeme eluaseme tema juurde. Edasi lugedes näeme, et järgmises 5. salmis ilmneb trööstija identiteet. Jeesus ütleb, et isegi kui ta ise ära läheb, ei jäta ta jüngreid vaeslasteks, vaid ta tuleb nende juurde, salm 18. Ja mis viisil Jeesus tuleb? Ta tuleb nii, et maailm teda ei näe, aga jüngrid näevad, salmid 19 ja 21. Teksti üks tipphetki on 22. salmis, kus Juudase küsimus näitab, et jüngrid mõistsid Jeesuse sõnu täpselt nii, et ta ise tuleb. Juudas küsis, millest see oleneb, et sa meile tahad ennast ilmutada? Jüngritele oli selge, et Jeesus rääkis endast, kuid nad ei mõistnud, kuidas Jeesus võis ennast neile ilmutada, ilma et muu maailm teda näeks. Kuid ka sellele andis Jeesus vastuse. Sel päeval te saate tunda, et mina olen oma isas ja teie minus ja mina teis, salm 20. Jeesus ütles, et samamoodi nagu isa on temas, saab ta olema ka neis. Jeesus oli jüngritele juba rääkinud, kuidas ta on isaga üks. Philippus oli soovinud isa näha, kuigi isa elas Jeesuses oma vaimu kaudu. Kas sa ei usu, et mina olen isas ja isa on minus? Neid sõnu, mida ma räägin, ei räägi ma iseenesest, vaid isa, kes asub minus, teeb oma tegusid. Uskuge mind, et mina olen isas ja et isa on minus, aga kui mitte, siis uskuge nende tegude pärast, Johannese 14:10 ja 11. Jeesus õpetas, et kui Jeesuse ja tema jüngrite puhul saab teoks seesama vaimu ühtsus, mis on temal ja isal, siis minu isa armastab teda ja me tuleme tema juurde ja teeme eluaseme tema juurde, salm 23. Püha vaimu täius on osadus isaga Jeesuse Kristuse kaudu. See on Kristuse tõeline kohalolek uskliku südames. Siis elavad nii isa kui ka poeg koos inimesega. Kuidas Jeesus palvetas? Me võime sellele teemale rohkem valgust heita, kui jätkame Johannese evangeeliumi lugemist. Jeesus lubas palvetada isa poole, et ta saadaks trööstija, kes oleks jüngrite juures. 17. peatükis on see Jeesuse palve kirja pandud. Seal paneb Jeesus sõnadesse kõik, mida ta jüngritele lubas. Vaimu ühtsus on ainus viis, kuidas Kristus saab oma järgijate kaudu ülistatud. Sellepärast Jeesus palvetaski. Püha isa, hoia neid oma nimes, mille sa oled mulle andnud, et nad oleksid üks, nõnda nagu meie. Johannese 17:11 ja 10. Jeesus saatis oma jüngrid esindama ennast maailmale samamoodi, nagu isa oli saatnud oma poja siia maailma. Johannese 17:18. Kui me tunnistame usku Kristusesse, siis millise tunnistuse me maailmale anname? Kui Kristus ei ole meis, siis ei too me tema nimele ja Jumalale muud kui häbi, sest meie teod ei jaga tunnistust Kristusest. Kui inimesed ei näe Kristust, kui nad meid vaatavad, siis kuidas saab maailm kunagi veenduda usuväes? Jeesus palvetas endiselt kõigi nende eest, kes usuvad temasse evangeeliumi sõna kaudu. Johannese 17:20-23. Aga ma ei palu mitte üksnes nende eest, vaid ka nende eest, kes nende sõna kaudu usuvad minusse. Et nemad kõik oleksid üks, nõnda nagu sina, isa
minus ja mina sinus, et nemadki meis oleksid ja maailm usuks, et sa mind oled läkitanud. Selle au, mille sa andsid mulle, olen mina andnud neile, et nad oleksid üks, nõnda nagu meie oleme üks. Mina nendes ja sina minus, et nad täielikult saaksid üheks ja maailm tunneks, et sina oled mind läkitanud ja oled armastanud neid, nõnda nagu sa mind oled armastanud. Kui suurt armastust on Isa näidanud meie vastu, saates oma ainsa poja siia maailma. Ja kui lähedal on meile ligipääs Jumalale tema armastatud poja kaudu. Kolmainsuslased rõhutavad, et me ei saa teada, kuidas Isa, Poeg ja Püha Vaim on üks. Kuid Jeesuse õpetus ei ole mingil moel ebaselge. Tema õpetus lihtsalt ei toeta kolmainsust ja seetõttu jääbki kolmsainsusõpetuses nõutav ühtsus müsteeriumiks. Kuid õde vaid kutsub meid üles pöörduma Piibli poole. Johannese evangeeliumi 17. peatükis Kristuse palves oma jüngrite pärast on esitatud Isa ja Poja isiksus ning nende vahel eksisteeruv ühtsus. Ta jätkab. Kristuse ja tema järelkäijate vahel valitsev üksmeel ei hävita kellegi isiksust. Neil on üks eesmärk, üks vaim, üks iseloom, kuid mitte üks isiksus. Nõnda on Jumal ja Kristus üks. Ellen White terviseteenistusest lehekülg 132. Seega on Isa ja Poeg vaimus üks ja sedasama vaimu ühtsust palus Jeesus kõigi nende eest, kes temasse usuvad. See ei kaota Isa ja Poja identiteeti ega tee neist ühe Jumala erinevaid isikuid, nagu ka vaimu ühtsus ei tee Kristuse järgijatest mingit müstilist ühtset olendit koos Jumalaga. Igaühel on oma identiteet, isiksus ja olemus. Tõeline viinapuu. Jeesus annab selle ühtsuse tõe kohta tähendamissõnu. Üks neist on kirjas Jeesuse õpetuses trööstija kohta. Johannese evangeeliumi 15. peatükis. Seal räägib ta meile tõelisest viinapuust. Oluline on mõista, et Jeesus räägib seal täpselt samast asjast, millest alustas 14. peatükis ning mida jätkab pärast tähendamissõna 15. ja 16. peatükis. Jeesus heidab siin rohkem valgust sellele, kuidas Parakletos, trööstija ehk tema ise elab koos uskliku inimesega. See tähendamissõna on oluline osa kogu konteksti mõistmisel. Johannese 15:1-2 ja salmid 4-6. Mina olen tõeline viinapuu ja minu isa on viinamäe aednik. Iga oksa minu küljes, mis ei kanna vilja, tema kõrvaldab ja igaüht, mis kannab vilja, tema puhastab, et see kannaks rohkem vilja. Jääge minusse ja mina jään teisse. Nagu oks ei või vilja kanda iseenesest, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minusse. Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest ilma minuta ei või te midagi teha. Kui keegi ei jää minusse, siis ta heidetakse välja nagu viinapuu oks ning kuivab ära. Ja nad kogutakse kokku ja heidetakse tulle ning põletatakse ära. See viinapuu kujutab sama tegelikkust Kristusest nagu trööstija. Kes ta on? Mina olen tõeline viinapuu ja minu isa on viinamäe aednik, sõnas Jeesus. Meie oleme oksad ja Kristus on viinapuu. Me saame vilja kanda ainult siis, kui püsime Kristuses. Kui meie, oksad, oleme ühendatud viinapuuga, siis oleme meie Kristuses ja tema on meis. See tähendamissõna kirjeldab osadust just vaimuga, kuid samas ei kirjeldata selles Jumaluse kolmandat isikut. Seal on ainult aednik ja viinapuu, mille küljes on oksad. Kui me ei ole viinapuu küljes, siis me närbume.
Paulus väljendab sama tõde ilma metafoorita kirjas roomlastele. Rooma 8:9. Aga teie ei ole lihameeles, vaid vaimus, kui Jumala vaim tõepoolest asub teie sees, aga kellel ei ole Kristuse vaimu, see ei ole tema oma. Kui me oleme Kristuses, voolab tema elu meisse, samamoodi nagu puu toidab oma oksi. Ilma Kristuseta ei kanna me vilja ja meid lõigatakse ära ning me närbume. Aga kui Kristus on meis, siis me kanname vaimu vilja. Siis oleme täis õiguse vilja, mis tuleb Jeesuse Kristuse läbi Jumala austuseks ja kiituseks. Filippi 1:11. See on ka oluline osa usuvagadusest. Mitte meie enda teod, vaid Kristuse teod meis. Kui te peate minu käsusõnu, siis te jääte minu armastusse, nõnda nagu mina olen pidanud oma isa käsusõnu ja jään tema armastusse. Johannese 15:10. Johannes võtab selle Jeesuse õpetuse oma kirjas kokku enda sõnadega. 1. Johannese 3:24. Ja kes peab tema käske, see jääb temasse ja tema sellesse. Ja sellest me tunneme, et tema jääb meisse, sellest vaimust, kelle ta meile on andnud. 3. isik. Paljudel võib siiski olla raske mõista, miks Jeesus kasutas pühast vaimust rääkides mõistet teine trööstija. Ja miks rääkis Jeesus temast 3. isikus, kui ta tegelikult rääkis iseendast. Enesest 3. isikus rääkimine ei ole piiblis siiski haruldane ega ole seda ka tänapäeval. Näiteks võib tuua ühe pimeda mehe, kelle Jeesus tegi nägijaks. See mees sattus pärast tervenemist sõnelusse variseritega. Me loeme piiblist. Johannes 9:35-38. Jeesus sai kuulda, et nad olid ta välja tõuganud. Ja kui ta tema leidis, ütles ta, kas sa usud inimese pojasse? Tema vastas ja ütles, issand, kes see on, et ma võiksin uskuda temasse? Jeesus ütles temale, sa oled ju teda näinud ja see on tema, kes sinuga räägib. Aga tema ütles, issand, ma usun ja kummardas teda. Jeesus rääkis Jumala pojast 3. isikus, öeldes, et see on tema, kes sinuga räägib ja sa oled ju teda näinud. On ilmselge, et Jeesus rääkis iseendast, mitte kellestki teisest. Veelgi tavalisem on rääkida endast 3. isikus, kui kasutatakse võrdlust. Jeesus õpetas tavaliselt just sel moel, võrdluste ehk tähendamissõnade kaudu, näiteks Johannese 10:1-14. Pangem tähele, et pärast seda, kui Jeesus rääkis Johannese evangeeliumi 14. peatükis trööstijast, 15. peatükis viinapuust ning 15. ja 16. peatükis taas trööstijast, ütleb ta kohe pärast seda, et rääkis tähendamissõnade ehk võrdumitega. Johannese 16:25-27. Seda ma olen teile rääkinud võrdumitega, aga tuleb päev, mil ma teile enam ei räägi võrdumitega, vaid kuulutan isast teile avalikult. Sel päeval te palute minu nimel ja ma ei ütle teile, et ma palun isa teie eest, sest Jumal ise armastab teid, sellepärast, et teie olete mind armastanud ja uskunud, et mina olen lähtunud Jumalast. Nõnda ütles Jeesus ise, et ta rääkis neist asjadest tähendamissõnadega. Ja kas just see aeg, mil ta räägib isast avalikult, ei ole see aeg, mil ta ilmutab end omadele tõe vaimuna? See aeg saabub siis, kui Jeesuse sõnad temast ja isast muutuvad uskliku jaoks isiklikuks kogemuseks, mil me nii-öelda tuleme tema juurde ja teeme eluaseme tema juurde. Johannese 14:23. Seda ütles Jeesus otse ja ilma tähendamissõnadeta ülempreesti palves, mille ta lõpetas järgmiste sõnadega.
Johannese 17:25-26. Õige isa, maailm ei ole sind tundnud, aga mina tunnen sind ja need on hakanud uskuma, et sina oled mind läkitanud. Ja ma olen neile andnud teada sinu nime ja annan seda teada selleks, et armastus, millega sa mind oled armastanud, oleks nendes ja mina oleksin nendes. Kui Kristus on meis, siis on see pühavaimu täius ja siis on meis nii isa kui ka poeg. See on imeline reaalsus ja mitte metafoor. See on kristliku elu kõige tähtsam tingimus. Kui see tingimus on täidetud, ei ole hingevaenlasel võimu uskliku üle ja maailm saab suure tunnistuse usujõust. Pole siis ime, et saatan seda tõde vihkab.